Tere hommikust, kallid televaatajad! Alustame füüsikaminutitega. Ja täna hommikul me räägime superkondensaatoritest. Need on sellised kondensaatorid, mille mahtuvus on tuhandeid või isegi miljoneid korda suurem kui tavakondensaatori mahtuvus. Ja mahtuvus on siis see, kui palju elektrilaenguid me kondensaatorisse salvestada saame, ehk siis teisiti võttes, kui palju energiat me sinna panna saame. Ja uurime kohe, mida üks superkondensaator teha suudab. Siin katsestendis on meil superkondensaator ja ta on ühendatud, siin on lüliti ja on selline lühisskeem. Kõige suurem takistus ilmselt on sellel vasktraadil. Vasktraadil, mis teie kodudes juhib nii mitmekümneid ampreid voolu teie kodumajapidamisseadmetesse. Ja nüüd ma lihtsalt tõmban seda kangi ja lühistan skeemi. Vaatame hoolikalt, mis selle traadiga juhtub. Niimoodi ja oi, see traat nägime läks hõõgu punaseks põlema ja siis katkes ära ja tavaliselt kukub veel tükike ka välja, aga nüüd on ta lihtsalt ära oksüdeerunud. Et me võime siit järeldada seda, et superkondensaator suudab anda välja väga suurt elektrivõimsust, mis siis selliseid traate läbi kõrvetab ja voolu tugevus oli umbes minu arust 150-200 ampri kanti. See on siis päris tugev vool. Aga siin on üks tavakondensaator, mille mahtuvus on peaaegu 1 000 000 korda väiksem kui sellel superkondensaatoril. Et kuidas moodi selline mahtuvus siis superkondensaatoris saavutatakse? Et kui võtta üks lahti lammutatud tavakondensaator, siis tema mahtuvus sõltub väga tugevalt pinnast. Siin on 2 fooliumriba, ehk siis kondensaatori plaati ja see, mis on nende kattumispindala, selle järgi me saame siis mahtuvuse arvutada. Et saame otse vaadata siit see pikkus korda laius, mõõdame ära kas või joonlauaga, et pindala on täpselt nii suur. Aga siin on üks superkondensaatori elektrood. Ja umbes sama pinna peale, mis on sellel tavakondensaatoril, on temal pindala samas suurusjärgus nagu mõne uue elamurajooni pind. See on siis 10 000 ruutmeetreid. Et me teame seda selle järgi, et elektrood on valmistatud aktiivsöest. See sama aktiivsüsi, mis on veefiltrites või mis on söötablettides, aga oluliselt kvaliteetsem, kallim ja väga hoolikalt kontrollitud omadustega. Ja aktiivsöe pindala on väga suur just sellepärast, et me võime ette kujutada seda kui kausitäit maisihelbeid, kus ühe maisihelbe paksus on nii 6 aatomkihti süsinikku. Ja niimoodi me saame, et 1 gramm aktiivsütt omab pindala umbes 2000 ruutmeetrit grammi kohta siis. Ja sedasi saame elektroodi väga suure pindala. Et superkondensaatori saame siis, kui me neid elektroode, kus on siis teisele poole kantud õhuke metallikiht, et sinna laengud peale ja ära juhtida, paneme 2 tükki vastakuti, väikese eraldaja vahele ja siis sukeldame selle elektrolüüdi sisse. Elektrolüüt on siis aine, mis välise elektrivälja mõjul laguneb ioonideks, et positiivsed ioonid lähevad ühe elektroodi sisse, sinna süsinikupooridesse vahele peidavad ennast ära ja negatiivsed teisele poole. Ja niimoodi siis saame superkondensaatori. Aga millised on tema omadused? Kuivõrd on ta siis sarnane kondensaatorile või äkki hoopis patareile? Et siin on meil 2 superkondensaatorit trelli taha ühendatud ja loodetavasti on nad ikka täis. Vajutan siia nupule, siis saan õige pikalt seda trelli käitada ja siin tõepoolest ei ole mitte mingisugust akut või muud energiaallikat. Et just sellepärast, et meil on siin sees vahel elektrolüüt ja ta on seal süsinikupoorides, tuleb sealt aeglaselt välja ja me saame päris pika aja jooksul sealt voolu kätte. Ja patarei selles suhtes annab jälle väga ühtlast ja pinevat voolu, aga patarei ei suuda anda hetkega välja nii palju võimsust. Ja samuti, kuna siin ei toimu keemilist reaktsiooni superkondensaatori sees, siis on nad väga mitu korda
väga mitu miljonit korda laetavad ja samamoodi läheb väga vähe energiat kaduma ja nad laaduvad praktiliselt hetkeliselt. Akud ja patareid siis laaduvad ju tükk aega, mitmeid tunde sõltuvalt laadijast. Et sellepärast on siis võistlik panna neid ka trelli taha, saab kondensaator tühjaks, lähme paneme sutsti laadija vastu ja lähme töötame edasi. Aga millised võiks veel olla superkondensaatorite rakendused? Ja üldse, miks me räägime tuleviku vormis nendest rakendustest? Asi on nimelt selles, et inimesed on osanud superkondensaatoreid ehitada kõige rohkem 7-8 aastat. Ja see on väga uus tehnoloogia. Ta ei ole veel jõudnud oma suure kalli hinna tõttu väga paljudesse seadmetesse. Aga näiteks saame me kasutada neid seal, kus on vaja selliseid tugevaid vooluimpulsse mingisuguse aja tagant. Ja kui nüüd mõtlema hakata, siis on selliseid seadmeid palju enam kui neid, mis tahavad pidevat ühtlast voolu. Ja kus neid juba kasutatakse, on tuleviku energiasäästlikud hübriidautod ja Tallinna trammipargi trammid, mille Tehnikaülikooli teadlased ümber ehitasid. Ja nende mõte seal trammi sees on just nimelt see, et kui tramm pidurdab, siis see energia kogutakse hoolikalt kokku superkondensaatorisse. Selle ajal, kui tramm seisab, võib mootori välja lülitada, kui inimesed peale tulevad. Ja kui tramm jälle liikuma hakkab, siis nende samade superkondensaatorite abil panemegi selle trammi käima. Sama efekt on siis ka hübriidautodes. Aga selline kõnekas fakt veel, et 10 tavalise 2A-ga telekapuldi patarei abil suudaksime me autot käivitada. Aga vahe on selles, et need patareid ei anna seda energiat piisavalt kiiresti välja. Neil on väike võimsus. Aga kui me nende patareide abil laeksime täis ploki superkondensaatoreid, siis nende abil saaksime me auto käima. Põhimõtteliselt võiksime autodes asendada suured tohutud autoakud, mille eesmärk ongi anda suurt võimsust välja superkondensaatorite ja oluliselt väiksema akuga. Niimoodi. Lõpetuseks on hea meel tõdeda, et need samad superkondensaatorid on tehtud siin samas Eestis, Tartu teaduspargi firma Tartu Tehnoloogiat poolt. Ja teile soovin head ootamist, kuni jõuavad superkondensaatorid ka mobiiltelefonidesse ja väga paljudesse muudesse rakendustesse. Toredaid avastusi ja kohtumiseni juba järgmistel nädalatel.